paari sõnaga kreatiini tarbimisest. Kreatiin, monohüdraat, seda lisandit teavad ilmselt väga paljud ja väga paljud on mu käest küsinud, et kuidas kreatiini oleks õige tarbida. Minu soovitus on see, et kui on õige kreatiin ja toimib täpselt nii, nagu on seda toidulisandit kirjeldatud, et ta annab sulle tohutu jõu ja energia, siis mina soovitan, minu praktikas on olnud kreatiin kõige efektiivsem, kui ma olen tarbinud seda umbes tund enne treeninguid koos viinamarja mahla või viinamarja nektariga, sest viinamarja mahlas on ka viinamarja suhkrut teatavasti, mis aitab paremini, kiiremini imenduda. Küll aga ei soovitata kreatiini tarbida apelsini mahlaga, vaid üldse tsitrusviljadega, et see pidi seda kreatiini toimet neutraliseerima. Ma jään teile vastuse võlgu, kas see on nii või ei ole, aga minu poolt kindel soovitus võimalusel viinamarja mahla või viinamarja nektariga, et siis on see tulemus kindlasti kõige parem.